Tervist, head televaatajad, eetris on järjekordne ruudulipp. Seekord on meil mootorispordi sõltlastele pakkuda kuhjaga rallikrossi. Olerex Eesti rallikrossi meistrivõistluste esimene etapp sõideti 21. mail Laitse rallipargi rajal ja teine kohe juba järgmisel nädalavahetusel Missos. Nendest kahest etapist ongi tänases saates põhjalikud ülevaated. Lisaks käime ära Raha 24 Eesti kardispordi meistrivõistluste etapil Aravetel. Head vaatamist! Alustame esimese etapiga Laitses. Kokku oli stardis 5 klassi peale 31 võistlejat, mis võrreldes varasemate hooaegadega on samm edasi. Lisaks Eesti sõitjatele olid kohal ka lätlased, kellele oli see Läti karikasarja etapiks ning Baltic Cup esimeseks etapiks. Kohale tulnud publik sai näha rallikrossi selle valus ja ilus ning sellel aastal on meeldivaks traditsiooniks ka sõitjate tutvustamine enne starti, et oleks ikka teada, kes on need mehed, kellele on tuldud kaasa elama. Kui sõitjatest lähemalt rääkida, siis üsna palju oli kohal neid, kelle jaoks oli see üldse esimene rallikrossi võistlus. Võimsaimas Division 1 klassis oli üks debutantidest Helmet Palm, kes juba eelsõitudes näitas vaieldamatult oma klassi parimat hoogu. Tema põhiliseks vastaseks kujunes Pait Reimann, kelle eeliseks on juba üks selja taga olev hooaeg. Finaalis startisid Mitsubishidel võistlevad mehed esireast ja ettepoole sättis end just Reimann. Sõit sai aga üsna kiirelt teise pöörde, kui Palm valli sõitis ja publikule efektse katuse vaatamiseks pakkus. Sõit katkestati punase lipuga, Palmi endaga oli õnneks kõik korras. Palmi sõnul tekkis tal väikene segadus, kas minna või mitte minna Jokkerläpile, kuigi ta oli seal juba käinud ning kahtlemise tulemus oli kahjuks katus. Finaali uues stardis polnud aga vastast Pait Reimannile, kes Mitsubishi Lancer Evo 6 autoga kindla etapi võidu võttis. Teine koht kuulus Škoda Fabial sõitnud Andri Õunale, kellel oli see esimene rallikrossi võistlus Eestis. Nädal varem oli käidud ka Soome meistrivõistlustel. Õun suutis selja taha jätta tehnika ja pisut ka iseendaga hädas olnud Erkki Kolditsa, kelle Subaru finaalis keema läks. See esimene sõit oli päris huvitav selle, et Palm on kiire autoga ja hea käega ja näitasidki eelsõidud ka, et Palmile vastu saada on raske. Selles suhtes, kui tehnika nagu vastu peab ilusti mõlemal, et siis on nagu võidusõit. Division 1 A-klassis, kus siis autodel esivedu ja mootor kuni 1600 kuupsentimeetrit tuli Eesti sõitjatel vastu saada kiirele ja kogenud Läti sõitjale Reinis Safonovsile, kes oli kiirem kõigis 3 eelsõiduvoorus. Kuid eelmise aasta noortemeister Janno Ligur suutis lätlasele iga eelsõiduga lähemale tulla, mis andis lootust põnevaks finaaliks. Safonovs tegi aga finaalis veata sõidu ja nii ei saanud eestlased talle tol korral veel vastu. Jokkerläpp, mis siis pikem rajaosa, mida iga võistleja igas sõidus korra läbima peab, segas küll pisut kaarte, kuid finišis oli selge, et Ligurile kuulus kindlalt teine koht ja 3. oli Arvo Kask. ERK 2000 klassis olid kohal samuti kiired lätlased ja eelsõitudes oli selge, et neile suudaks vastu saada Silver Havamaa. Paraku aga sai Havamaa teha vaid ühe korraliku eelsõidu, teises sõidus purunes pooltelg, mis oli järg hommikul purunenud 2 poolteljele. Pooltelgede murdumise põhjuseks oli Honda Civicu uus diferentsiaalilukk, mis oli liiga tugev ja kippus telgi murdma. Nii jäi vahele 3. eelsõit ja finaali startis 2 lätlase Reinis Nitiši ning Martin Spurjetise selja tagant. Stardis jäi pisut arusaamatuks see, miks lubati Nitishil alas, kus trajektoori muuta ei tohi, seda siiski teha. Finaal ise oli peale avaringi juhtumisi sündmuste vaene. Sõidu võitis Nitiš, Porjetis teine, Havamaa 3. Väga head kiirust näitas veel eelmisel aastal noorteklassis sõitnud Alvar Kuusik, kes finišeeris 4. püsides Havamaa tempos. Havamaa selgitab nüüd, miks ta päris 100% endast finaalis anda ei saanud. Juhtus see, et tuli hakata vaiksemalt sõitma, aga selle vaiksemalt sõitmise põhjus oli see, et lihtsalt kui 3 pooltelg on ära murdunud ja siis lihtsalt ei julge enam kõvemini vajutada. Tõenäoliselt põhjus oli uues diferentsiaali lukustes, mis oli liiga võimas ja murdisin tervest ära ja viimasel vooru jätsime üldse vahele ja läksime A-finaali, kuna koht seal oli tagant poolt ja üritasin küll, aga nad jäid püüdmatuks. Päris oma klass on sel aastal tagaveolistele masinatele. Sisuliselt on tegu eelmise aasta Open klassiga ning tänavu on siis vaid vedav sild ära määratud. Mootori töömaht selles klassis on kuni 3,5 liitrit.
Pärast väikest pausi oli taas rajal Rommi Pukk, kes finaalis kasutas ära avakurvis tema selja taga toimunud trügimise ning sai juba avaringil korraliku edu sisse. Nii kindlustas ta endale etapivõidu Sten Suvemaa ja Andrus Karu ees. Lihtsalt hea startitus, mitte midagi muud. Võiks öelda isegi koba. Kuidas üldse seda tagaveoliste klassi hindad, et on see selline hea lahendus praegusel hetkel? Lahendus on hea, kõik vennad on kõvad. Ühtegi lahendada. Et ei saa nii mõelda, et et näed, selle pain eelmine kord ära, nüüd. Nädal aega peale Laitse etappi kohtus seesama seltskond 300 kilomeetrit lõuna pool Missos. Lisaks Olerex Eesti meistrivõistlustele rallikrossis oli tegu taas Läti karikasarja etapiga ja kuigi osa kiireid lätlasi jäi tulemata, olid sõidud vaatamata sellele ülipõnevad kõigis klassides. Õnneks oli enamus Eesti sõitjatest, kes avaetapil sõitsid kohal ka Missos. Ja mis meeldiv ja positiivne, juures oli ka päris uusi sõitjad ja neid, kes tänavu esimest korda stardis. Helmet Palm pidas Laitses antud sõna Division 1 klassis sõitva mehe Mitsubishi, millega ta rahvale Laitses õhulendu näitas, oli taas korras ja mehe tänusõnad läksid selle eest loomulikult oma meeskonnale. Kuid sel korral alustame klassiga Division 1A, mis pakkus kõige vingema vaatemängu ja kuhjaga draamat. Sarnaselt avaetapiga Laitses oli ka Missos heas hoos Läti sõitja Reinis Safonovs. Konkurents oli sel korral eriti tihe, näiteks avaetapi teise koha saanud Janno Ligur peale eelsõite 5 kiirema sõitja hulka ei mahtunud ja nii pidi ta startima B-finaalis. Selle ta võitis ja koht A-finaalis oli tagatud. 6 võistlejaga A-finaali start õnnestus tagareast rajale läinud Liguril hästi, esimeses kurvis lasti külgi üsna korralikult kokku ning suurim kaotaja oli selles situatsioonis Janno Õis, kes langes 6. kohale. Safonovs võttis sisse liidrikoha, tema järgi Arvo Kask, siis Andre Kurgi ja Janno Ligur. Lätlase kahjuks rääkis Missos tema madal auto, mis küll asfaldil toimis ideaalselt, kuid Misso raja pehmemal ja rööpasse läinud kruusaosal oli see tõsiseks miinuseks. Nii pääsesid eestlased kambakesi talle üsna lähedale. Safonovsit aga aitas see, et Kask, Kurg ja Ligur võistlesid eeskätt omavahel. Siiski sai lätlase sõiduviga otsustavaks. Kask, kes küll üritas temast mööda ei pääsenud, kuid sattus järgmises asfaldikurvis olukorda, kus hoopis Kurg sai temast mööda. Järjekorras Safonovs, Kurg, Kask ja Ligur tuldi sisuliselt terve sõit ja häid hetki jagus igale ringile. Safonovs võttis teise etapivõidu järjest, kuid järgmiste kohtade dramaatiline lõpplahendus saabus viimase ringi viimases kurvis. Enne seda kurvi kadus kureautost jõud ning temast kihutasid üks ühelt, teine teiselt poolt mööda Ligur ja Kask. Ligur sai 0,1 sekundit enne Kaski üle lõpujoone, kuid teine koht ei kuulunud ikkagi talle. Nimelt lisati tema ajale 10 sekundit trahvi korduvate tagant sissesõitude eest, mis lükkas ta 6. kohale. Nii kuulus Safonovsi järel teine koht Arvo Kasele, 3. oli Sander Palmiste, 4. aga Andre Kurg, kes veeres üle lõpujoone ja 5. Janno Õis. Juhtus selline jama lugu, et käigu alla vahetamisel jooksis ilmselt käigukasti peaülekanne ilmselt jooksis pooleks ja ilmselt siis käigukast nagu läks purunes ja tänu sellele siis kaotasin 3 kohta. Et õnnestus küll üle finišijoone veereda, aga jah, kahjuks läks seekord nii. RK 2000 klassis oli samuti vaja B-finaali, mille võitis Priit Rebane ja sai sellega edasi A-finaali. Seal startisid taas esireast 2 Läti sõitjat, Reinis Nitis ja Martin Sporietis. Kuid võistluspäeval oma 35. sünnipäeva tähistanud Silver Havamaa tegi väga hea stardi ja pääses teisele kohale. Esimene kurv korrigeeris asju põhjalikult. Havamaa sai liidriks, sest Nitis lasi kurvi pikaks ning kukkus lausa 3. kohale Alvar Kuusiku selja taha. Porietis kukkus esmalt 3. ja peale seda, kui Priit Rebane koos temaga avakurvi läks, vajus lätlane rajalt välja. Tagasi tulles ei saanud enam korralikult masinat sirgeks ning sõitis esmalt Toomas Lõhmuse tagaratta viltu alla ning siis võttis kaasa rebase ja lõpetas kraavis. Rebane pääses küll minema, kuid rong oli juba läinud. Sõidu käigus suutis Nitis Kuusikust mööda saada, Havamaa oli aga sel korral püüdmatu ning nii tegi mees endale igati korralikus sünnipäevakingi. Nitis 2, Kuusik 3 ja Rebane 4. Suhtkoht ees sai kurvi, aga ma ei saanudki nüüd aru, et Nitis ehk siis lätlane pani küll ees minema, aga ma ei saanudki aru, millal ta keerata mõtles, et ta pani nagu otsa. Mul ei olnudki muud teha, kui keerata esimeseks ja lõpuni sõita. Selles klassis sõitsid ka noorvõistlejad ja 2 kiiremat olid Andre Teder ning Sander Miljand. Division 1 klassi A-finaali esireast startisid Helmet Palm, kes sõitis välja eelvoorude paremuselt teise ajana ning Pait Reimann.
Viimane tegi superstardi ja sai esimesena avakurvi. Teisest reast startinud Erkki Koldits pääses samuti stardisirgel palmist mööda, kuid palm võttis kiirelt selle koha tagasi. Setu Colin McRae, nagu Pait Reimanni koha peal kutsuti, suutis tõrjuda kõik palmi rünnakud ning sõidu võitjana lõpetada ja neid rünnakuid ei olnud vähe. Kui ette ära sai, siis oli juba nagu sõit sõidetud. Pidi lihtsalt ilma vigadeta lõpuni sõitma ja katma, et ei olnud probleemi. Et saime hakkama. Kuidas see rada sulle tundub? Sa ju tegelikult siin sa tegid oma debüüdi, nägid võitsid aasta aega tagasi talvel. Suvel muidugi nii hästi ei läinud, eks? Suvel oli jah katus. Aga täna jälle võit, nii et nagu tundub, et sobib? Rajal oli viga, aga võiks jokkerring olla, siis oleks nagu tunduvalt rohkem võidusõitu. Et siin nagu raske on kuskil mööda sõita ja jokkerringiga oleks ikkagi mingigi võimalus. Ja rada võiks olla kiirem tegelikult. Et on aeg, võrreldes Laitsega on aeglasem rada. Heitluses 3. koha peale sai Andri Õun Erkki Kolditsast mööda, tegi siis aga sõiduvea ning nii kuulus 3. koht Kolditsale õuna ees. Tagaveoliste klassis RVD näitas Kevo Kärp viimases eelsõidus, et temaga peab avaetappi võitnud Romi Pukk kindlasti arvestama. Finaalis aga oli Pukk taas kiirelt liidrikohal. Sten Suvemaa BMW käigukast jättis mehe raja äärde ning nii jäigi nägemata, kas ta oleks suutnud Romile konkurentsi pakkuda või mitte. Eelsõitudes head hoogu näidanud Kalmer Vaht leidis ennast küll peale sõiduviga võistlejate rivi lõpust, kuid suutis siiski seljatada nii debütant Siim Sündemaa ja Kevo Kärbi, kuid Pukki enam püüda ei õnnestunud. Olerex Eesti meistrivõistlused Rallycrossis jätkuvad 9. juulil Põltsamaal. Teeme nüüd siia väikese reklaamipausi, et olla tagasi juba mõne hetke pärast uute ja põnevate sündmustega.